Jõu, täna räägime siis sellest, mida on väga palju küsitud, ehk miks Spot of Tallinn kinni läks. Ma ei ole küll kõige õigem inimene sellest rääkima võib-olla, aga keegi peab seda natuke avama, nii et ma räägin teile nii palju, kui mina tean. Ja ühtlasi tegin ma ka enne sulgemist juba TV3-ga teleintervjuu, nii et täna vaatamegi siis seda siin koos. Ma natuke kommenteerin juurde ilma pikema jututa. Let's go! 8 aastat püsinud uhke ekstreemspordi sisehall Spot of Tallinn sulgeb homme uksed. See toob sõitjate sõnul kaasa aga tõsise probleemi, sest Eestis pole enam kohta, kus turvaliselt noori treenida. No see on ülimalt suur kaotus, sellepärast et meil ei ole enamiku aastast mingisugust alternatiivi. Et hetkel me oleme siin Pääsküla noortekeskuses, kus on ainult selline 300 ruutmeetrine skatepark, aga puuduvad igasugust pehmendused, nii edasi. Rämbid on väikesed ja siia mahub päevasel ajal äkki mingisugune 10 inimest, aga sõitjad on ju palju rohkem ja ikkagi on vaja, et kui tahta näiteks maailma tasemel võistelda, siis sellest siin ei piisa. Võrdluseks, Spot of Tallinn oli ligemale 15 korda suurem Pääsküla sisehallist. Kui ma õigesti mäletan, siis Spot of Tallinn oli mingisugune 4000 ruutu kokku. Selles skatepark bowli osa oli 800 ruutu pluss veel streeti osa, ehk siis ainult bowl oli juba 2,5 korda suurem kui Pässa kogu park, pluss siis streeti osa, bowl, resi, foam pit. Me räägime ikkagi selline circa 5 korda suuremast skatepargist ja isegi seal oli niimoodi, et see vahepeal ei mahtunud sõitma. Kuid mis juhtus? Me proovisime ühendust võtta praeguste omanikega, aga tulutult. Esialgu sooviti, et intervjuu toimuks peale pargi sulgemist, siis aga oodati omaniku nõusolekut, mida päeva lõpuks ei tulnudki. Mina andsin oma teleintervjuu juba päris mitu nädalat enne sulgemist. Me tahtsime, et see asi läheks võimalikult ruttu laivi, et siis on äkki veel võimalik saada sealt rämpe materjali, viia nad kuskile uude kohta, teha uus skatepark ruttu, sellepärast, et kuskil ju peab tulema uus koht. Ja see oli perfektne võimalus selleks, et saada materjali selle asemel, et hakata hiljem veel täiesti nullist kõike ehitama, et sa otsid ruumi, kuidas seda ülal pidada ja kuidas ka ehitada sinna asjad sisse. Et praegu oli see, et me oleks vähemalt seal natukene saanud raha kokku hoida, aga mis on täna teada? Spot of Tallinn müüdi edasi ühele filtritootjale. Viimati küsiti selle hoone eest 3,2 miljonit eurot. Lugu selle taga on siis see, et juba mitu aastat tagasi vist me avastasime, et Spoti hoone on müügis, nagu näha. Ja teada oli, et see asi kunagi tuleb, sellepärast, et nagu ma aru saan, siis Simple Sessioni Ristol ja Mariol oli idee, et Eestisse oleks võimalik luua suur populaarne ekstreemspordikeskus, sest Simple Sessionil on üli hästi läinud läbi aastate ja loodeti, et saab Red Bulliga koostööd teha, igasugust võistlused korraldada nii edasi. Euroopa Liidult ei saa rahasid, kui asi on Tallinnas sees, Tallinnas või Tartus vist on niimoodi. Et selleks pidi olema keskus siis linnast väljas, leiti siis see Peetri koht ja seal pidi oma finantseering olema vist 15%. Ja selleks toodi siis Mait Merilo, kes on investor, ärimees, ma ei tea, ta tegeleb väga paljude asjadega. Nii palju kui tundub, on tubli tegelane, tema poeg sõitis tollal BMX Crossi, oli veel väike poiss tollal. Pandi mõtted kokku, saadi rahastus, Mait vist ostis selle maalapi ja siis pandi Euroopa rahadega see hoone püsti. Palgati tipud, disainima rämpe, välismaalased ehitasid, selles mõttes tuli, võib öelda, et tore asi pandi kokku, aga nii palju kui me teame, siis oli kohustus seda kohta hoida 6 aastat sellisel kujul, et see oli Euroopa rahade tingimus ja peale seda, vaikselt juba ütleme niimoodi, et 2018 me saime aru, et midagi on natuke valesti. Siinkohal tasub mainida, et kogu keskuse maksumus oli 4 miljonit eurot, millest 85% andsid toona EAS ja Euroopa Liidu regionaalarengu fond.
Meiega vestelnud asjaosalised kahtlustavad, et keskuse üheks sulgemise põhjuseks oli lihtsalt kiire raha teenimise võimalus. Kuid mis saab edasi? Sellest, et võib tõesti jääda mulje, et oligi algselt plaan juba niimoodi, et paneme püsti ära, sessioni poisid kadusid ära asja juurest. Ma ei tea, mis seal see tagamaa on, aga asi tegelikult ei ole nii lihtne ka. Et ikkagi selline skatepargi teema on väga-väga keeruline asi, mida tulu toovad ülal pidada. Tõmme mu enda kogemuselt ja nii palju, kui ma olen suhelnud erinevate pargipidajatega, siis võib öelda, et enamik, kui mitte kõik siseskatepargid on suures sõltuvuses linna, valla sponsorite toetustest, et need kulud, mis lähevad ühe skatepargi peale, on lihtsalt nii suured ja seal ei ole nagu seda kasumlikkust. Et see on üldjuhul veavad neid kohti ikkagi sõitjad ise või noortekeskused, mis on siis linna, valla, mis iganes toel. See on nagu kire ja noorte aitamise jaoks. Et see ei ole koht, kus sa teenid raha. Et akrobaatika võib-olla toob sisse mingisugused laste mängumaad, aga skatepargi puhul lihtsalt sul on nii palju, meil on need sõiduvahendid, sõitjad üldjuhul ei ole rikastest peredest, seal ei ole nii lihtne mingeid sünnipäevasid pidada. Treenerid ei saa sporditoetuseid, keskust ei saa sporditoetuseid. Ülihull struggle on, nii palju kui ma tean, siis spotis oli sama teema, et igasugust teised spordialad saavad pigem need toetust endale. Meid ei võeta nii tõsiselt ja see on see, miks tegelikult alates siis 2017, kui ma ise Tartus nägin, suhtlesin linnaga, kui meilt võeti noorsootöö rahastus ära, siis selguski, et meil on vaja treenerisüsteem üles ehitada, et me saaksime üldse võistelda näiteks mingisuguste ujumisklubidega, jalgpalliklubidega, võrkpall, mis iganes asjad. Kogu see süsteem on üles ehitatud, et sa saadki olla jalgpallitreener, võitluskunstitreener, on erinevad need tasemed, see on rahvusvaheliselt üles ehitatud. Meil ei ole seda. Selles mõttes olümpia on natukene nüüd aidanud. Erinevad riigid on hakanud saama toetuseid, UK on hea näide. Nii palju, kui me teame, siis nad olid pigem miinuses pidevalt, ehk siis võib-olla teeniti see sama raha tagasi, mis nagu nii kadus ära. Mina ei tea. Tallinn vajab siseruume ekstreemspordiga tegelemiseks, on räägitud tegelikult juba ennem, kui see kurb uudis Spot of Tallinna kohta tuli. Nüüd, kui ka Spot of Tallinn oma uksed sulgeb, on see teema kindlasti kiiremat lahendust vajav. Kiiremat lahendust vajav? Nii palju, kui ma tean, mina andsin oma äriplaani edasi Kasparile ja teistele. Nad üritavad mingit uut kohta saada, aga praegu linna poolt on pigem asi ära jäänud. Eks näis. Me oleme sellest viimase... By the way, ma saatsin oma igasuguseid Spoti klippe, sellepärast, et Spoti tegelased ei lubanud telekanalit enda juurde. Ma siis saatsin neile oma klippe ja... Paari kuu jooksul Cargoflip sai ka sisse. Rääkinud, ma ei tea täna lubada, millal ja kus võiks üks kvaliteetne sise-ekstreemspordi ruum valmis saada või hall valmis saada, aga me tegeleme sellega. Seni aga ongi ainus võimalus sõita talviti Pääsküla sisepargis. Palju meil sõitjad huvitav on? Sellepärast, et ma just üks päev nägin Tondirabas 40, 50, mis iganes last oli ainult seal ühes skatepargis. Meil on vaja sisevõimalusi. Nagu Eestis sajab enamiku aastast, on külm. Miks me teeme need betoonparke, palun? Nagu pooled inimesed kardavad betooni peal sõita, sest sinna on valus kukkuda. Pool suve sajab, pool aastat on lumimaas ja betoonpargid maksavad mingisugune 10 korda rohkem. Nagu reaalselt tehakse mingid milliseid betoonparke meil. Ja need on ikkagi kehva kvaliteediga. Olles ka ise kunagi sõitnud trikiratas, siis Viljami abiga tahtsin teada, kas vana arm roostetab. No minu trikiratturi karjäär jääb aastasse umbes 2010 ja täna me otsustasime
et me tuleme korra skateparki ja näitame noortele ja vanematele, kui turvaline või mitteturvaline üks trikiratturi karjäär võib olla. Ja täna me õpime, tuletame meelde minu jaoks, kuidas tehakse maa peal 180 kraadi rattaga. Ja et see edukalt sooritada, siis kõigepealt William näitab meile ette, mida teha ja kuidas teha. Palun, võta oma ratas ja... Nagu sa siis kuulsid, reporter oli varem ise BMX-i sõitja, aga nüüd esimest korda sai mu MTV peale, seepärast mul unustasin BMX-i kogemata kaasa võtta. Aga oli lõbus ikka sellist asju teha, see on suht naljakas, et üliruttu on vaja nagu kuidagi midagi õpetada, aga siis me üritasime mõelda erinevaid asju, mida teha, ja siis jäime lõpuks selle Flat 1.8 peale. Eelmine oli parem. Miks see kukkumine nii fake tundus? Tegelikult ei olnud. Lihtsalt tasakaalu läks ära, aga... Tegelikult on turvaline. Ma olen nii kindel, et siin, kus ma Aga selle jaoks tuleks käia trennis, on ju? Fake'i jaoks tuleb käia trennis. No tegelikult me oleks võinud niisama fake'i ära teha, aga meil oli lihtsalt vähe aega. Ja kui spot kinni läheb, siis võinud ei olegi, ma võinud trennis käia. Kui ilmad on ilusad, on võimalus vähemalt õues sõita ja selle jaoks ehitab Tallinn tublisti betoonist parke. Aga mis on tulevik? See on siis uus Ilmerse skatepark, kohe varsti saab valmis. Loodame, et seal on kõik hästi, fingers crossed, sellepärast, et jälle Groovi Ramps teeb. Ja me teame, et neil kipub olema vigu sees. Tun. Iseenesest tundub tore park, läks aega, sõitjad said kaasa rääkida, et mida, kuidas teha, sest algne disain oli suht kehv. Visioon, no seda lihtsalt ei ole. Ma ise tegelikult sellel teemal nagu igapäevaselt kaasa lõpuni ei oska rääkida. Ma ei tea, millised on need tänased trendid, millised on need vajadused, mida eelistatakse. Aga see, kui me uut sisehalli saame hakata konkreetsemalt mõtlema, siis me võtame need inimesed, kes teavad endale nõu andma. Kaarel Oja, ma kirjutan sulle, luban, panen meili teele, ütlen, miks betoon on halb, sest ma olen ise väga palju seda usku, et vineerpargid siseruumis on Eestis the way to go. Vaatame UK-d, olümpiavõitjad, värgid, särgid, Korbi skatepark. UK on täis neid siseparke ja inimesed käivad seal. Ja meil siin Eestis, kus on päriselt lund. Miks me teeme neid kalleid betoonparke? Sellepärast, et ühe selle betoonpargi asemel saaks selline 5-10 aastat ühte siseskateparki vabalt ülal pidada. Ma arvan, see oleks parem investeering, sest need betoonpargid, nad jäävad ju täpselt samasugust, nagu nad on inimesed üdinevad ära. Sees me saame ise teha, mida me tahame, muuta, liigutada, saab teha resisid, foambitte, airbagi, korraldada üritusi ilmast olenemata, mida iganes. See on nii palju rohkem valikuid, saab teha töötubasid, saab trenne saab teha, koole, sest väljas on jumala raske teha trenne meie alal, sellepärast, et kui vihm tuleb maha, siis jääb lihtsalt ära. Aga me treeneritena me ei saa full time selle asjaga tegeleda, see on pigem hea tegevus olnud. Oma mingi päris töökoha kõrvalt on väga raske sellist asja teha, millega saad et uutu, kas täna on või ei ole, bla ja talvel ei saa üldse teha. William ise kiidab ideed, et vähemalt tehakse betoonist parke, kuid need ei ole tema sõnul parim lahendus meie kliimavöötmes. Nad on proovinud ise avada uut halli, kuid täna tulutult. Seega, mis toob tulevik, ei tea keegi. Linna poolt on natuke keeruline, et me ei ole saanud sellist kindlat nõusolekut, et me saaksime nende poolt rahasumma, aga kõige suurem probleem on isegi koha leidmine. Peab olema kõrge lagi, piisavalt ruumi, nii edasi, et igasugust ohutusasjad, sellised sobivaid laohalle on ikka väga-väga vähe, et see on teistel spordialadel ka suureks probleemiks. Kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kellel on juhuslikult seismas mõni, ma ei tea, kaarhall, ladu, mis iganes asi, lihtsalt mingi suur ruum, kus on enam-vähem kõrge lagi, selline vähemalt 6 meetrit või ma ei tea, on kellegi
isa nõus sponsoreerima, näiteks oleme oma firmaga nimi sponsor mingisuguse raha eest, mis iganes, siis andke mulle märku või Kaspar Peegile, andke märku, paneme info edasi, mõtleme plaani välja, on ju. Aga nii oligi, täitsa asjalik No Wonder oli ka lõpus. Spot müüdi hoonel ära, enamik asjad lihtsalt lammutati välja. Nii palju, kui ma tean, siis Pump Track vist läks BMX Crossi treeneritele, Poroloon jäi privaatseks kasutamiseks ja meie saime Kristjan Põdra hoovi ühe kikkeri ja resikatte, et saab seal kasutada. Aga ülejäänu vist läks lihtsalt kõik prügikasti, suht kurb. Aga jah, ma arvan, et me peame näitama kuidagi kogukonnana, et Eestisse on uut kohta vaja. Linnaisad ju niisama ei kuula, me peame ise olema need algatajad. Me peame kurtma, et meil on vaja võimalusi, me peame otsima ruume, rahastust, käime linnale peale, võitlema lihtsalt selle nimel, et oleks uus koht olemas uueks hooajaks. Ma ise kardan, et seda ei juhtu kohe see hooaeg, aga Tartus me nägime aastal 2009, et on võimalik midagi ära teha ja midagi sellist, mis püsib ka 10 aastat. Igatahes jah, kui see uudis tuli välja, et Spot läheb kinni, müüdi ära, siis me hakkasime filmima poistega ja sellest issand mingisugune 17 sõidusessiooni vist said tehtud. Mul oli oma pikk nimekiri, mida ma tahtsin veel Spotis ära teha, mis olid tegemata ja midagi sai tehtud. Paljud asjad jäidki tegemata, lihtsalt aega ei olnud piisavalt. Aga sellest tulevad korralikult sõidueditid, behind the scenes vlogid aga see võtab kõik aega ja aega on vähe. Sellepärast, et kahjuks olen mina ise ka Eestist ära minemas juba suve lõpus. Nii et let's keep in touch. Näeme. Tšauki.